Nii, oleme näitusel nõukogude aja olmest. Banaane ei ole. Nõukogudeaegse paneelmaja aknad. Täiesti tuttavad. Praegugi elame seal. Nõukogudeaegsed jalgrattad. Postkast ja telefoniputka, taksofon, kust sai 2 kopika eest helistada. Tuttav hääl. Lõputud järjekorrad ja nõukogudeaegne kauplus, kassaaparaat ja ostukorv, mida oli vaid piiratud hulk, et reguleerida kauplusesse sisse pääsevate inimeste arvu. Ja siin kaalud, mille peal kaaluti kaupa. Leib, mis oli täiesti lahtisel. Ja siin piimatoodete näidised. Ja konservmahlad, mida imekombel oli kogu aeg saada. Ja munad. Palju kasutati ka käsitsi arvelaudu, et arvutada raha, mida maksti kauba eest. Kauplus nõukogude ajal. Nõukogude restorani vaade. Ja kõrval kohe söökla. Meie pere sööklas käis väga harva. Minu ema mitte kunagi. Tema arvas, et sööklas müüakse ainult solki ja see ei kõlba süüa. Mõned mu sõbrad arvasid siiski teisiti. Nõukogudeaegne kool, kus sai ka ise käidud. Väikesete vahedega puidust pingid, kus oli väga ebamugav istuda. Kuid õnneks ma olin väikest kasvu ja mahtusin ära. Kohe kõrval oli meil Tallinnas elavatel eestlastel õnn näha Soome televisiooni, akent läänemaailma. Selleks, et näha Soome televisiooni, tuli sinna juurde osta Soome plokk. See maksis päris hea hulga raha, kuid see tasus ennast ära. Plokk ise nägi välja selline. Ja muidugi meie kooliaja hirmuunenägu. Tuumasõda.
Sellest räägiti peaaegu iga päev. Propaganda tulistas kogu aeg meile, kuidas Ameerika imperialistid tahavad meid tuumapommiga hävitada. Ja selleks, et seda juhtuks, peame me olema alati valmis. Tõmbama pähe gaasimaski. Kõikjal olid koolides vastavad plakatid. Kuidas käituda tuumarünnaku puhul. See oli tõsiselt hirmutav ja masendav ja avaldab oma mõju isegi veel täna. Nüüd veel natukene jalutame läbi siit. Družba mootoriga seadmed. Seda ma ei teadnud, et Družba mootori konstrueeris eestlane. Družba ise oli siin. Sellega sai saagida puid ja sellest ehitati ka muruniidukeid ja motorattaid või õigemini võrre. Mõni nutikam ehitas isegi omale mootorsaani. Kinnised piirid. Kas vanasti sai käia Helsingis poodlemas? Loomulikult mitte. Selle asemel oli reisijatele avatud tervelt 1/6 planeedist, terve Nõukogude Liit. Nõukogudeaegne telk ja muu matkavarustus. Nõukogude sõiduautod. Volga, Žiguli, Moskvitš ja muidugi Zaporožets. Kuid oli ka nutikaid, kes ehitasid endale ise auto. Nendest räägiti legende. Isegi mina nägin linna vahel ühte sellist.